Tere tulemast minu kööki, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin. Hakkan täna valmistama maitsvat ja huvitavat toitu. Täna teen ma kohupiima lahtist pirukat pärmitaigna baasil ja sellepärast ma kõigepealt võtan pärmi ja poodan selle pärmi kaussi. Ja kallan peale vedeliku. Vedelik koosneb mul veest ja piimast. Käesoe 37 kraadi ja piima. Kui see on nüüd lahustanud, siia võib panna suhkrut sisse. Üks supilõõsklass, siin on 1 detsiliiter. Äratame kõigepealt selle pärmi üles. Lisan siia juurde sõelutud jahu natukene. Nüüd on pärm kerkinud, ellu ärganud. Ta oli soojas keskkonnas. Võtan kile pealt. Näete, milline on. Pärm elab täiega. Siia ma kallan sisse nüüd ülejäänud suhkru ja soola. Pool telluskatäit soola. Segan segamini ja hakkan lisama siia õhustatud jahu. Sellest tuleb mul peame tegema kerge pärmitaigna. Kauss on soe. Oli soojas keskkonnas. Nii. Siia ma hakkan väheval lisama jahu. Nüüd puistan lauale jahu. Ja võtan kausist taigna välja.
lisan siia või. Tainas on valmis. Nüüd panen ta jahuga määritud kaussi, nagu ta enne oli. Teen tast sellise pallikese ja panen ta kausi põhja. Ja katan kinni kilega ja panen soojesse kohta kerkima. Nüüd ma hakkan tegema, seni kui tainas kerkib, ma hakkan tegema piruka täidist. Kõigepealt ma võtan piima ja asetan ta pliidile keema. Siis ma siputan keemise ajal see sisse mannat ja sellega valmib mul mannapuder, vedel. Kohe hakkab piim keema. Pudru on valmis, nüüd lisan siia sisse või sulama. Ühtlasi pudru jahtub maha. Ja kui puder on jahtunud, siis lisan talle lahti klopitud, lahti hõõrutud muna, suhkru, segu ja lõpuks kohupiim. Nüüd ma löön lahti munad siia segamiskaussi. Kontrollime, et muna on korras. Ei läheks sisse munavoori.
Siia lisame nüüd kogupiima, pastataolise kogupiima. Ja segame ühtlaseks massiks. Siia lisan ka jahtunud mannapudru. Ja täidis on meil valmis. Tainas on kerkinud kahekordseks. Võtan kile pealt ära, käed natukene jahuseks ja lasen selle taina alla. Ja asetan küpspaberi peale. Lisan talle natukene jahu. Märgistatud joonest ma lõikan nüüd taiknanoaga sellised ribad. Nii, nüüd hakkan neid ribasid korrast siia peale keerama üle ühe. Üle ühe. Nii. Nüüd määrid lahtist kropitud munaga. Anna neile ilusa värvi.
nüüd üritan selle tõmmata siia plaadile. Ja asetan selle kohupiima segu siia keskele. Nüüd asetan ta ahju. Siin minu lahtine kohupiima pirukas oli ahjus 200 kraadi ja 20 minutit. Nüüd ta jahtub. Ja siis saab proovida. Selline ta siis seest.